siin me räägime esitlusest ja siin selles loengus ma räägin siis esitlusest üldiselt. Kuidas see esitlus üldse on? Vahel ma olen tähele pannud, et kiputakse mõtlema niimoodi, et oi, teeme nüüd nagu räigelt vinge preseka. Esitlemisel on üks selline väga põhimõtteline asi. Ma räägin idee esitlusest, siis tegelikult siin on väga tähtis asi on see, et sina esined, kui sina esined, siis sina ise pead olema viimane, kes selle esitluse üle käib ja sina esined selle esitlusega. Ehk siis esitlemise ajal oled sina see, keda vaadatakse ja teine asi, mida vaadatakse, on sinu esitlus. Kui see on vastupidi, et sina oled ainult väike hall liireke kusagil nagu nurga taga piiksud ja lülitad nuppe, et järgmine slaid tuleks, siis selline esitlus minu meelest ei ole tõhus, sellepärast et alati inimene ise on alati tõhusam. Me räägime järgmises plokis, me räägime esinemisest ja siis ma selgitan nagu lähemalt, et kuidas sa pead esinema. Aga esitlus ei saa esitlemise hetkel enam paremaks ega halvemaks minna, ta on täpselt selline nagu ta on. Kui esitlus on sinu abimees, mitte vastupidi, mitte niimoodi, et sina oled esitluse abimees, sellepärast idee on ikkagi midagi, mis teil, mis inimestel tekib sinu tiimil, sina esitled seda ideed ja see on sinu asi see idee nagu inimesteni viia ja tegelikult kui sa vaatad selles ruumis ringi, kus sa oled, sa näed nende inimeste nägusid. Üldiselt ikkagi inimesed tahavad kuulata ja sa juba saad aru, mis mõtted käivad. Need on õhus, need mõtted. Jutumullidena, jah, inimeste pea kohal, see on näli muidugi. Aga sa juba tunnetad ära selle, et nagu, kuidas sellesse nagu suhtutakse, et tegelikult sinu roll esitlemise puhul on väga tähtis. Esitlus toetab sind. Aga mida see tähendab? Et esitlus ei lähe liiga ägedaks. Ja teine asi on see, et kui esitlusse on pandud näiteks liiga palju efekte, siis võib-olla need efektid on lahedad, aga kui sa paned järgmise slaidi ja siis tuleb mingi et ja siis sa iga kord pead nagu paned selle järgmise slaidi ja siis inimesed nagu vaatavad ja ootavad, kuni siis sinu see üleminek nagu läbi sai või et sa nagu tapad selle enda osa selles esitluses ära sellega, et seal on mingi väga süke veider üleminek. Ja muidugi tuleb rääkida ka sellest, et kuidas üldse esitlust planeerida, esitlust teha, esitlust nagu kokku panna. Siis teine äärmus on loomulikult see, et esitlus on liiga mage. Ära paisuta üle seda esitlust, ära tee liiga vingeks ega uhkeks ja teine asi on ka see, et ära tee esitlust liiga töntsi ja liiga labasena, sellepärast et tänapäeval juba oodatakse igalt poolt väga korralikku kujundust ja läbitöötatust. Kui pikk peab esitlus olema? Ma ei oskagi öelda, aga inimese võimetel on piir. Näiteks, kui esitluses on mingi 85 slaidi, siis saab juba väga lihtsalt arvutada, et kui igast slaidist 1 minut rääkida, siis läheb juba 85 minutit ju. Lisaks veel lavale tulemine ja lavalt lahkumine. See ju ka võtab aega. Ma ei saa öelda, ma ei ütle kunagi kellegile, et kui kiiresti see peaks käima ühel sellel seminaril, kus oli hästi palju esinejad, igal esinejal oli nagu üks väga väike lõigukene, siis mina juhtusin seda Äripäeva seminari nagu modereerima ja siis Urmas Vilman, kes on Kontuuri loovjuht ja tal oli, ma ei tea, mingi 40 slaidi vist ja see aega oli mingi 5 minutit, siis tõesti, see mees tõesti nagu suutis need slaidid niimoodi läbi käia, et seda oli huvitav vaadata ja ta jõudis kõigega õigeks ajaks valmis. Siin sellel kursusel me räägime ilmselt nendega, kes võib-olla alustavad, et kindlasti ärge ma seda aega üle hinnake. Alati tehke see esitlus selline, et 20-30, võib-olla ma ei oleks tohtinud neid numbreid ütelda, aga igal juhul, kui sa räägid selle esitluse kaamera ees oma telefoniga salvestad, räägid maha, siis ta ei tohiks minna ikkagi väga pikaks. 30-40 minutit, 50 minutit, ma ei tea. Üle tunni räägid juba, siis peab olema selline teema, mida rääkida. See on juba tunduvalt pikem formaat, nii et ei tohiks liiga pikaks minna. Kui ta liiga lühike on,
siis järelikult on seal väga vähe slaide, järelikult sa ise räägid hästi palju juurde ja siis on järelikult selle esituse eesmärk on mingi teine. Idee müümisel ma soovitan ikkagi teha siukse paraja pikkusega, ehk siis esitlus on ka käik ja ta on natukene ka nagu siuke informatiivne meelelahutus. Midagi pole teha. Esitlus peab olema meelelahutus, aga vaatame edasi.